Järgmine koomik on minu üks absoluutselt lemmikkoomikuid kogu maailmas. Varsti teie oma ka. Hakka karjuma, su ette tuleb Daniel Weinbergs. Mine putsi, Sander. Lihtsalt see kollektiivne pettumus, mida ma praegu tunnen teie poolt. Selle intro peale. Ja ma tean, mida te mõtlesite. Harri? Ta võinuks sama hästi öelda. Daamid ja härrad, meie järgmine koomik. Ta on teinud karjääri välismaa. Äkki olete kuulnud saadetest Kill Tony, Joe Rogan podcast, Tiger Belli. Meie järgmine koomik, daamid ja härrad, selle venna sõber. Üliäge on, kuradi. Ei, kunagi ma tahtsin olla kuulus. Nagu Koit Tooma on kuulus, aga hetero. Ja vaat sina teed plaane, jumal naerab. Nüüd ma olen tuntud samamoodi nagu Arnold Oksmaa on tuntud. Ma ei ole nagu mingi fenomen. Minu nägemine on lihtsalt pentsik osa kellegi päevast. Mingi tüüp hiljuti tundis ära, tuli ligi, küsis Stan, kuule, kas pilti saaks või? Ma olin nagu kuradi, muidugi saaks pilti. Ja siis ta lihtsalt tegi minust pilti. See oli alavääristav tunne. Nagu ma oleks mingi Pokemon. Mu ema on mu kõige suurem fänn. Kuigi natuke piinlik on, kui ta hakkab internetis mingi võõraga tülitsema oma täisnime alt, et oma poja ees seista. Siis kirjutabki mingi TikToki video alla, mingi putsis kasutaja nimi ka, mingi Putin 442. Kirjutab, Dan on pederast. 5 minutit hiljem näen, Svetlana Weinbergs vastas. Ja mis siis, kui ongi, mis see sinu asi on? See tema pidi meie vahele jääma. Hiljem sain teada, et Putin 442 on mu isa. Terve pere kommentaariumis koos. Kuidas teile muidu see playlist meeldis enne show'd? Oli äge, jaa, super. Mina ei pannud kokku seda. Mul on jube muusikamaitse. Ma ei tohiks isegi üksi muusikat kuulata. Ei, ma kuulasin 2 nädalat Põhja-Tallinnat. Nii et ma ei teadnud, et see on sitt muss. Keegi peab mulle ütlema. Kui ma ise kuulasin, ma olin nagu, kurat, vahest ongi kõik nii. Jaanus Saks on geenius. Aga ma arvan, et kui on üks žanr, millest ma midagi tean, siis see peab olema Eesti vanakooli hip-hop. See oli äge. Lihtsalt see toorus ja agressiivsus, ropp, bravuurikas, omadussõna. Aga nüüd on tekkinud mingi uus, mingi nagu emotsionaalne, mingi armas räpp, mingi Sam. Ma olen Sam. Mine sina ees, ma ootan siin. Südamelt ära. Narksi ei tee, naisi ei niku. Ei ropenda. Sam lihtsalt elab empsiga ja investeerib. Iga Sammi lugu kõlab nagu mingi Sotsiaalministeeriumi kampaania. Jou, rahvas teeme kära, emale teen kalli, Taara viin ka ära. Holy shit, Sam. Way to fight the system. Kuradi Hog Life.
5 võib ka putsi käia. Ei, aastaid neelasime nende propagandat. Ja 5 jupid ja viin. Ja mis nüüd välja tuli? Pilates! Ma olen nüüd porn! Terve tegime juppe-viina, tüübid kogusid salaja. Ja nüüd on tervise peal, tõmbasid vaiba meilt parmudelt niimoodi alt. Genka samamoodi. Kunagi oli OG, nüüd kuradi ketsid varastati ära, vana nutab kaamera ees. Sa isegi ei näe neid, kui need sul jalas on. Ongi vist, jah. Mingi Villem Trillemid, 23-aastane tüüp paneb albumi nimeks Välja teenitud. Millal sa välja teenisid? Gümnaasiumi diplomi? Ei, mul on tähtis, et räppar oleks nii eraelus kui loomingus toksiline. Nagu Gameboy Tetris. See tüüp on legend. Sest iga ta lugu on ka, kõlab umbes nagu panin su naisega taati. Põlva mees kuulab minu naisega või sellest tuleb vestlus. Ei, Gameboy on lege. Tüüp teebki lihtsalt reportereid rasedaks. Korra aastas on Wismaris, teeb TikTokke. Kas te teate, kui keeruline on panna suitsiidsena supakaid klippidele? Ja täna tuli minu kõrvalpalatisse üks 14-aastane sügavas depressioonis tüdruk. Ma tegin talle žiletiga randme peale Gameboy Tetris autogrammi. Sooviksin tänada oma sponsoreid Optibet ja Peetri Pitsa. Legend. Aga ma arvan, et minu kõigi aegade lemmik Eesti räppar peab olema kindlasti Baby Lost. Ei, lihtsalt see Eesti väike kriminaali elu, vaata. Et nagu hästi palju kuritegevust toimub, aga mitte kunagi kõrgete panuste peale. Nagu panka ei röövi, aga ergioskit machetega. Mis su nõudmised isegi oli? Üks kabanost, palun! Kõiki kaspeid, aga natukene! Salsat ei taha, salsa teeb haiget! Jabur tüüp see Baby Lost. Vihkab riiki. Kuigi ma eeldan, et isegi Baby Lost aeg-ajalt ta ju peab kasutama haldusteenuseid. Tal on ka vaja vahest ju prügivedu tellida, politseisse helistada. Kurat, ma tahaks seda kõnet pealt kuulata. Häirekeskus, kuidas saame teid aidata? Tulge appi. Maja ees on võõrad. Keegi murrab mu koju sisse. Issand jumal, kas ta on relvastatud? Ma ei ole mingi kits. Nüüd tule kohale siga. Härra, rahunege, öelge, kus te asute? Politseiriigis. Kas te saate kahtlusalust natukenegi kirjeldada? Ta on kiilakas, tal on läbi nina, see on peegel, see olen mina. See oli vale alarm. Ma olen 2 päevast pairelinud. Anna andeks, isa. Ma olen bii. Mingi veider ülestunnistus. Alati olnud ja mis siis? Sõbra munnilt prügikott. Võtke ära. Mister Minister, preveeleks sisse. Õige hääldus on Baby Lost. Vaata mulle silma ja kes enne pilgu pöörab, on bii. Ma pöörasin. Härra, libakõned politseisse on tõsine kuritegu. Aga arreteeri siis mind. Inspektor, väära mind kapotile. Oma tugevate kätega. Otsi mind läbi. Otsi mind läbi. Ole põhjalik. Sa ei vaatanud igale poole. Täpselt nii, ma smuugeldasin jobi. Härra, öelge mulle, kus te asute. Tüüp hakkab show'd plugima. 12 august Vabaduse väljak. Karl Killing ja Baby Lost. Ma saan selle tuuri lõpuks nuga.
ma olin hiljuti ühes autoõnnetuses. Või noh, autoõnnetus on palju öeldud. Ma tagurdasin Rimi parklas kellegi Lexust niimoodi riivasin õrnalt. Ja siis see juht tuli seal autost välja, tagus minu pagassi vastu. Tulin enda autost ka välja, nägin teda ja siis ma suure õudusega taipasin, et shit. See ei olnudki Lexus. See oli Lexus. Nüüd ma pean mingi venelasega vaidlema. Ja oligi mingi kettas vene mutt, lihtsalt tuleb, karjub mu peale kirillitsas. Ma teie jaoks tõlgin. Blядь, õpi sõitma, suka, miks sa sõita ei oska, blядь, õpi sõitma. Mul on see, et okei, aus point. Aga minul on olnud load 3 aastat. Sina oled elanud vabas Eestis 36 aastat. Meil mõlemal on asju, mida võiks nüüdseks justkui osata. Siis, rahu Tallinn, pange oma tõrvikud ära. See ei ole see koosolek. See ei ole see koosolek. Ja kuradi numbreid võiks ikka teada. Mis kuradi pjät. Mingi uus Nublu lugu või? Näitab oma selle Lexuse poole, aga auto oli nii sitane, ma ei näinud midagi. Ütlesin lihtsalt gräznõi mašõna, nad on mõtt. Ja siis ta on ju sülitas omale sihka pihku. Ja hakkas seda kokkupuute kohta nagu Lexusele eelmängu tegema. Siis näitab näpuga selle romu poole, karjub Kriim! 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 Te venelased oma Krimmiga, ausalt. Ma ei jaksa enam. Kuradi, tee ülejäänud auto korda enne, kui mingi Krimmist hakkad rääkima siin. Hästi sügav geopoliitiline nali. Aga te suudate küll uusi kultuure omaks võtta ju venelased. Ma olen teid Halloweenil näinud. Venelased armastavad Halloweeni. Kui sa jätad 31. oktoobril esikust tule põlema, need väiksed kollid tulevad nagu koiliblikad sul ukse taha. Ja tulid mulle ka, lihtsalt väiksed vene poisid jooksid Halloweeni. Kommilipomm! Ja ma vaatan teda, oi, maltšik! Milleks sul isegi kostüümi vaja? Sa juba oled meie kõige suurem õudusunenägu. Panin talle koti sisse sibula. Ja see laps, talle ei meeldinud see huumor. Ta lõi mind põlvega kõhtu. Nüüd mul on väike lapsepõlvetrauma. Aga eks me eestlastena ei ole ka lihtne tassiki teed. Me vingume liiga palju. Aga võiks siis midagi rohkem juba teha. Mina isiklikult, mina ei usu vägivalda. Aga kui mingi venekeelne teenindaja, siis küll. Ei, mina ei usu vägivalda. Aga mul on üks kindel reegel. Kui on venekeelne teenindaja, mina temale raiun vastu ainult eesti keelt. Kui sa ei oska, mina õpetan. Kuigi hiljuti ma läksin oma ainsale reeglile vastu. Ma olin Rimi järjekorras on ja siis tuli kord minu kätte ja mu vastas oli mingi paks vene mutt, võib-olla see Lexus omanik. Ja tuleb tema suusse vana heasi, Rimi kaart jest. Ja mina vastasin talle nagu Tammsaare. Ei. Minul ei ole Rimi kaarti. Ja siis mida see mutt järgmisena tegi? Mu kõrval järjekorras oli mingi mees, mitte minu mees, lihtsalt mingi suvaline mees. Ja see mutt on ju, võtab tema Rimi kaardi nagu rebib, vaat venelased ei mõista eraomandit. Lihtsalt rebib tema käest Rimi kaardi
tõmbab minu tooted läbi ja mu summast tuli maha 4 eurot ja 30 senti ja mu huulte vahelt lihtsalt lipsas välja. Spasiba! 10 aastat koorilaulu ja rahvatantsu valamust alla, mille eest fucking 4 eurot ja 30 senti ongi Kremli ööbik valmis. Aitäh teile, Tallinn! Veel Daniel Weinberg!